kuulama Mentosteeri seminari sellest, kuidas Exceliga andmeid kätte saada, andmeid töödelda ja andmetest ka natukene aruandeid teha. Miks me täna sellest räägime, on see, et kui veel mõned aastad tagasi inimestel oli sageli küsimus, et kuidas ma saan Excelis aruandeid teha selliselt, et Excel ilusti andmed või selle aruande välja trükib ja see ilus väljatrükk oli põhiline teema, siis tänaseks on olukord nii palju muutunud, et paberil väljatrükke sisuliselt enam keegi ei kasuta. Ja põhiliselt on küsimus selles, et kuidas neid kõiki suuri hulki andmeid, mis ettevõtete käes on, inimesed saaksid mugavalt uurida, kuidas need andmed andmebaasidest kätte saada ja kuidas nende andmete baasil aruandeid teha. Ja põhjus, miks sellest peab põhjalikumalt rääkima, on see, et andmebaasid ja need viisid, kuidas inimesed on harjunud andmeid vaatama, ei ole sageli täpselt üks ja seesama. Ja mina olen Toomas Mõttus, olen Mentosteeris tegevjuht ja tegeleme Mentosteeris erinevate AI ja analüütika lahendustega. Varasemalt olen ma TalTechis õppinud turunduste juhtimist, olen olnud NetGroupi IT-infrastruktuuri üksuse juht, juhtisin mõnda aega ADE ja Eesti ettevõtete ühendamist ja 10 aastat tagasi asutasin Primendi ja kasvatasin selle 13 miljoni euro suuruse käibega rahvusvaheliseks IT-ettevõtteks ja nüüd tegelen uute AI lahenduste juurutamisega. Olen Microsofti Azure'i AI insener, sertifitseeritud andmeanalüütik, nii et tean, millest räägin ja olen ka juhtimisega päris pikalt kokku puutunud ja lisaks juhtimisharidusele TalTechist olen ka Baltic Institute of Corporate Governance sertifitseeritud nõukogu liige. Aga enda juures edasi minnes, miks me täna Excelist räägime, on see, et andmebaasides tihtipeale on andmed päris jaburalt salvestatud, et kui te vaatate inimesena neid andmebaasi andmeid, mis te kätte saate, siis tihtipeale need ei ole loetavad. Räägime põgusalt, miks see niimoodi on ja ilma pikema jututa siis lähme edasi Excelisse, vaatame, kuidas neid andmeid sisse võtta, ilusaks teha, inimesele loetavaks teha, natukene ka analüüsida ja siis räägin ka mõne sõnaga, et juhul, kui need esimesed sammud on tehtud, mis siis sealt edasi ja kuidas edasi. Et kui te vaatate nüüd neid andmebaasi struktuure, siis kui olete kokku puutunud andmebaaside struktuuriga, siis te olete näinud, et andmebaasis on hästi palju erinevaid tabeleid. Ja põhjus selleks on selles, et enamik andmebaase, mida me oleme harjunud kasutama, enamik andmebaase on mõeldud andmete salvestamisega. Salvestamiseks on ta siis näiteks mingi majandustarkvara, erinevad ERP-süsteemid, mis iganes süsteemid, et see kogu see sisu selles on see, et tuli andmeid, tuli mingi dokument, see dokument tuli sisestada, see transaktsioon või tehing tuli sisestada ja see tehingu sisestamine pidi olema võimalikult kiire ja efektiivne, et ei tekiks vigu ja see rakenduseks inimestele võimalikult mugav kasutada. Ja siis selleks, et seda optimeerida, ehitati andmebaasid üles selliselt, et iga selline tehing sisaldaks võimalikult väikest hulka andmete salvestamist. Ja näiteks siin kohe näites, mida me hakkame täna käsitlema, ongi selline tabel, kus on erinevad müügitellimused ja siin on müügitellimuste read ja iga rida koosnebki täpselt siis 5 erinevast arvust ja see ongi kogu müügitellimuse sisu, mida arvuti salvestab ja põhjus on selleks, et need viisid, kuidas andmebaasi andme salvestatakse, on see, et enne kui andmeid salvestama hakatakse, pannakse andmebaas lukku. See on see, kuidas suuri süsteeme ehitatakse. Protsess paneb andmebaasi lukku, andmed antakse andmebaasil üle ja siis, kui andmebaasid saadud kinnitus, et kõik andmed on üle antud, andmebaas on üle kontrollinud, et andmed vastavad andmebaasi struktuurile, siis
kirjutatakse andmed andmebaasi ja avatakse andmebaas järgmisteks kirjutusteks, mis tähendab seda, et need kirjutuste jaoks peavad need kirjutused peavad toimuma võimalikult kiiresti. See tähendab seda, et võimalikult vähe andmeid peab iga kirjutuse juures salvestama. Ehk siis, kui me näiteks teeme siin müügitellimusi või arveridu salvestame, siis need numbrid, et võimalikult vähe maht, igas reas oleks võimalikult väike maht andmeid. Aga meile inimestena need numbrid ei ütle mitte midagi. Meil on raske meeles pidada, mida need numbrid tähendavad. Palju rohkem ütleb meile see, et see kuupäev, millal see müügitellimus tehti, mis oli see toode, mida müüdi, kes oli see klient, kellele müüdi ja müügihind. Müügihind on ka iseenesest siin, aga see on see struktuur, kuidas meie tahame aruandeid näha ja tihtipeale see süsteem ehitataksegi niimoodi üles, et andmed, mida inimesed siis vaatavad, selle jaoks võetakse andmebaasist ports andmeid, tehakse töötlus ja siis see tulemus antakse inimesele vaadata. Täna me teeme selle protsessi kõige lihtsam osa läbi, et loomulikult on võimalik keerulisemaks minna ja ma pärast räägin ka seda, missugused need keerulisemad lahendused on, aga alustaks siis sellest kõige lihtsamast osast. Ja protsess algab tavaliselt siis sellest, et meil on Excel, mis on maailma kõige populaarsem analüüsitarkvara ja meil on olemas mingisugune ports faile, näiteks need samad tellimuste read, et me vaatame siin faili sisu on selline ja me tahaksime nüüd vaadata, kes siis need kliendid on, missuguseid tooteid me müüsime, millistel perioodidel. Ilmselgelt me sellest tellimuste ridadest seda ei näe, aga me saame siit alustada. Ja need, kes on Excelit kaua kasutanud, need mäletavad, et Excelis sai andmebaasi eksporte, siin on siis nagu CSV failid, neid andmebaasi eksporte sai siis ilusti Excelis avada ja töödelda ja siis tavaliselt oli siis see konkreetne viis, mida ma nüüd näitan, on umbes 10 aastat vana, aga varem Excel ise sai aru, et see on CSV fail ja pakkus siis dialoogiakna ja see dialoogiaken oli siis selline, ma räägin minevikust, sest et see ei ole enam soovitatav kasutusviis, on see, et me teeme need teksti, mis siin on SQLis selles tabelis on, teeme ilusaks tabeliks, kasutame, jah, meil ei ole mitte fikseeritud laiusega, vaid meil on väljad omavahel eraldatud ja selleks eraldajaks meil on koma, mitte tabulatsioonimärk ja põhimõtteliselt me võime siin vajutada finish. Ja mis siis nagu tulemus on ja millega tihtipeale ka nagu inimesed, kes neid andmeid pidid vanasti töötlema, peaaegu teie, kui te olete seda dialoogi kasutanud, see tulemus oli see, et te saite ilusti tellimuse ID, saite toote nimetuse ja siis saite sellised toodete hinnad nagu 16 august ja 15 juuni ja 27 veebruar. Et tõenäoliselt siin ei saanud panna, sest et sellist kuupäeva ei ole olemas. Ehk siis Excel nagu täiesti suvaliselt ise mõtles välja, mis sisu on ja iga kord, kui importisid, iga kord pidi seda seadistama ja see oli väga kulukas. Tänapäeval seda asja enam niimoodi ei tehta, vaid me teeme seda teistmoodi. Ma panen selle faili kinni ja ütlen hoopis niimoodi, et me tahame võtta andmeid. Ja selleks, et me andmeid võtaksime, on olemas täiesti Excelis nüüd uus, kas ta nüüd juba on mõnda aega, on uus andmete menüü. Ja siin andmete menüüs on meil siis võimalik võtta failisüsteemist erinevaid faile, on võimalik kohe andmebaasi külge ennast ühendada, on ta siis SQLi server või analüüsiserver või mõni muu teenus, mis oskab SQLi keeles rääkida. Siis on võimalik erinevatest Azure'i andmebaasidest andmeid sisse tõmmata. On võimalik ka minna võtta juba valmis Power BI aruannetest andmeid ja Office 365 või Microsoft 365 platvormi sellisest andmebaasist nagu Dataverse ehk neid nagu variante andmete sissevõtmiseks on päris palju.
Aga alustame siis lihtsamatest ja see lihtsam on siis see, et me võtame ühe tekstifaili, teksti CSV faili, siit kõige ülemine menüü oli ja mis me siin tahtsime, tahtsime võtta siis need tehingute detailiread ja võtame selle sisse ja nüüd Excel avab täiesti uue tööriista, mis on siis Power Query tööriist. See on selline tööriist, mis on Excelil sarnane Power BI-ga, seal on väiksed nüansid, erinevused, aga sisuliselt on üks sama tööriist. Ja nüüd ta siis küsibki, et kas tundub, et need on õiged andmed ja põhinevalt esimesel 200 real ja me võime öelda, et jah, meile tundub, et need on õiged andmed ja me hakkame andmeid transformeerima. Siin on võimalik ka kohe andmed laadida, aga nagu te näete, siis kõik need, mis on murdarvud, need on mingi pärast pandud vasakusse serva, mis tähendab seda, et Excel arvas, et need on tekst, mitte ei ole murdarv, kümnendmurd ja tõenäoliselt me peame siis midagi sellega tegema ja me võtamegi lahti Transform Data ja vaatame siis, mida me sellega teeme. Avas mul siin teisel ekraanil, kohe tõstan siia, et teie ka näeksite. Ja mis meil siin siis on? Me näeme, meil on fail nimega Order Details on lahti tehtud. Meil on Order Detailsi veerud siin olemas. Excel on või Exceli jah, see Power Query on juba tuvastanud ära, missugused võiksid olla tõenäolisemad andmeformaadid. See on täisarv, see on tekstarvas, see on täisarv ja see arvas, et on ka tekst. Ilmselgelt see on vale. Ja siin paremas servas me näemegi siis nagu samme, mida Excel juba ise tegi, et kõigepealt ta võttis faili. Kui me vaatame, mis see fail on, siin näitab mulle seda faili teekonda, siis ta ütles, et esimene rida on meil pealkirjad ja siis määras tüübid. Ja me teame, et need tüübid on valed, nii et me võime selle sammu täiesti ilma kahetsustundeta ära kustutada ja minna ja määrata ise tüübid. Nii, me näeme, et order ID, see on tõenäoliselt täisarv ja me siin ütlemegi, et see on täisarv. Siis meil on toote ID, mis on ka tõenäoliselt täisarv. Lähmegi ütleme, et see on täisarv. Kogus, no kui me vaatame, siin on ka täisarv, aga tõenäoliselt on tegu ikkagi võib olla ka murdosaga näiteks, et kui mingit asja müüakse kilogrammi baasil, et siis me ei saa 100% veendunud olla, et kõik väärtused on täisarvud. Aga nüüd, kui me vaatame siis seda konkreetset hinda, siis me peame siit ütlema, et tegu on 10 murruga ja võtame plups ja näete, viga. Sellepärast, et need olidki numbrid olid vasakus servas, et Excel arvas, et need on tekst, sellepärast, et me olles Eestis ei kasuta punkti 10 koha eraldajana ja me peame nüüd siis selle sammu ära kustutama ja selleks me kustutame siit selle change type'i ja kuna me tegime mitu asja korraga, siis ta pani kõik ühte sammu ja me peame otsast peale alustama. Ütleme uuesti, see on täisarv meil. See on meil ka täisarv. Ja see on meil kümnendarv, aga me peame nüüd ütlema, et see ei ole mitte lihtsalt kümnendarv, vaid see on Ameerika Ühendriikide formaadi järgi kümnendarv. Ja me ütlemegi see, et see on kümnendarv ja ta ei ole mitte Eesti kümnendarv, vaid ta on selline kümnendarv, nagu kirjutatakse Ameerika Ühendriikides, sest enamik andmebaasisüsteeme on oma alguse saanud Ameerika Ühendriikides ja seetõttu ka paljud numbriformaadid, mida andmebaasis kasutatakse, on selle formaadiga. Ja näete, nüüd saigi ilusti aru. Ja täpselt samasuguse protsessi me lähme ja teeme teiste veergudega ka. Põhimõtteliselt on võimalik ka mitu veergu korraga võtta, et ma lihtsalt teile, et te paremini näeksite.
seda protsessi ma teen seda mitu korda, aga põhimõtteliselt on võimalik ka mitu korraga valida ja võtta siit parem hiireklahv, change type, kõige viimane valik using locale asukohta kasutades. Ja kui nüüd see dialoogiaken avaneb, siis ma ütlen, et see on 10. arv ja see on Ameerika Ühendriikide formaadis. Ja samasugune küsimus võib olla ka pärast näiteks erinevate kuupäeva formaatidega, et siis saab nagu määrata, missugune see kuupäev seal andmebaasis välja näeb ja et see ilusti siis Eesti asukohale teisendatakse. Nii. Ja tundub, et meil on ilusti tuvastatud need erinevad väärtused ja põhimõtteliselt me võime ju öelda, et jah, me tegime ära selle impordi ja kõik need sammud on ilusti seal salvestatud. Et kui me näiteks võtame homme uue orders details faili ja paneme samasse kataloogi, mis on, ja seal on uued täiendavad read, siis me lihtsalt vajutame pärast refresh ja Excel loeb selle kõik faili uuesti sisse, kasutades kõiki neid samme. Ehk me ei pea iga kord, kui me seda faili tahame kasutada, me ei pea iga kord neid samme uuesti kirjutama, need sammud on juba seal valmis kirjutatud ja iga kord Excel rakendab täpselt need samad sammud. Nii. Ja nüüd, kui me läheme siia, siis me näeme, et näete, tabel sai valmis. Meile ei meeldi roheline värv, me oleme Mentasteris kasutame sinist värvi, meile meeldib sinine rohkem. Ja kui me nüüd neid veelgi laiendame natukene, saimegi erinevad numbrid. Aga me oleme ikkagi sama probleemi ees, mis enne, ehk siis meil täpselt sama probleem, mis enne, et me ei näe, mis need tooted on, me ei näe, mis siis nagu see, kes need kliendid on ja me ei näe, kuhu see tooted on tarnitud ja kõik muu selline. Ehk siis meil on mõistlik ikkagi võtta ja veel andmeid juurde tuua. Aga kuidas me seda teeme? Et selles mõttes, et eks ei ole andmebaas, kus me teeme päringu. Ja siin on Excelis on selle jaoks suurepärane nipp olemas ja selleks me teen siia topeltklõpsu orders details peal. Nii, mul on praegu arvuti mingi natuke aeglane. Aga ta avas nüüd selle orders detailsi ja toome siis andmeid juurde. Vajutan siin parema hiireklahviga, ütlen uus päring, võtame uue faili, tekst CSV fail ja me tahame nüüd saada tellimusi, müügitellimusi. Plumps. Ja avame müügitellimused ja me näeme, et siin on päris palju veerge, mis meile infot juurde annavad. Okei, väga hea. Võtame selle sisse. Nii. Ja nüüd me peame täpselt samamoodi üle käima. Jah, meil on see orderi tellimuse number, meil on kliendi kood nüüd tekkis. Oho, me saame juba kliendi koodiga kokku viia. Meil on töötaja ID, meil on kuupäev, mis on päris ammu toimunud tehingud, ajalugu. Ja meil on siin tarne hind või siis on kaal, seda ei teagi. Aga kuna me seda kasutama ei hakka, siis ma seda välja praegu muutma ei hakka, aga okei, teeme ära. Siis on vähemalt näeb ilusti välja. Ütleme, et see on jälle 10. arv, aga kasutades asukohta. Ja see asukoht meil on Ameerika Ühendriigid, sest et me Eestis ei kasuta punkti 10 koha eraldajana. Nii. Aga me näeme, et meil on siin tõenäoliselt veel vaja andmeid, et me saime nüüd tellimusest, me saime tellimuse kliendi, me saime kuupäeva, aga meil rohkem infot ei ole. Meil oleks vaja kindlasti teada, kes see klient on. Meil oleks vaja teada, mis see toode on ja nii edasi. Nii et võtaks siis vähemalt need erinevad tabelid ka juurde. Selleks me läheme uuesti siia ja ütleme, et me tahame saada tooted, import. Nii, okei.
ja me tahtsime siit saada veel appi. Nüüd ma vajutasin valele nupule. Nii, imporditi sisse. Ja me tahtsime saada veel kliendid, customers. Ja nagu te näete, siis siin customers tabelis meil on ilusti olemas kliendi kood, meil on kliendi nimi, meil on olemas kontaktinimene ja meil on olemas ka riik, kus see klient toimetab ja muud info. Ja me saame seda nüüd kasutada oma andmebaasi kokkupanemisel. Aga üks asi, mis siin nagu märkate, on see, et Excel ei ole tuvastanud selles dokumendis, et esimene veerg võiks sisaldada või esimene rida võiks sisaldada veergude nimesid ja me kohe aitame Excelit sellega ja ütleme, et Excel, pane tähele, esimene rida sisaldab veerupäiseid ja näete, nüüd on korras ja ta tuvastas ära need erinevad veerud ja on õigete nimedega. Ja nüüd me saame hakata siis seda detaile või neid nagu tellimuse ridu rikastama. Ja see viis, kuidas me seda tellimuse ridu rikastame, on see, et me paneme mitu erinevat päringut, mida me siin Excelis kasutame, paneme kokku. Ja selleks, et me need päringud kokku saaksime panna, selleks me kasutame sellist lahedat nuppu nagu merge queries. Ja seda me teeme siin mitu korda kohe ja me ütleme, me tahaksime kasutada tellimuse ID-d ja me tahaksime kasutada order seast samamoodi tellimuse ID-d ja võtame OK-d. Ja nüüd Excel lisas meile siia tellimuste tabelisse lisas ühe uue veeru, kus iga veerg sisaldab omakorda tabelit. Ja selleks, et me saaksime sellesse Excelisse nüüd need tabelis sisalduvad andmed ilusti sisse, peame vajutama siin selle lahku minemise nupule ja me valime siis, mida me siis tahaksime panna. Ilmselgelt kõiki asju meil ei ole siia tabelisse vaja panna. Võtame, et me tahaksime kliendi ID-d saada, me tahaksime kliendiga kokku viia, aga meil ei ole praegu mitte mingit viidet, kes see klient on. Siis meil ei ole kuupäeva, me tahaks kuupäeva panna. Ja siis me võib-olla tahaksime, et missugusesse regiooni või millisesse riiki need kaubad tarniti. Ja me võtame ära selle, et kasutada esialgset veeru nime, sest et meil ei ole korduvaid veeru nimesid. Ja plumps, ja näete, ilusti tulid sellest tabelist, tuli kliendi ID, kuupäev ja tuli riik. Ja nüüd ilmselgelt, kes te olete ilusti kaasa mõelnud, siis teil on õigus. Me kasutame seda merge query's uuesti. Ja me ütleme, et me tahaksime nüüd kokku viia kliendi ID selles tabelis ja kliendi ID klientide tabelis. Ja kui ma vaatan siia nüüd OK, siis see tuleb täpselt samasugune tabel, ütleb, et iga selle sammu kohta tekkisid veerud ja me peame veerud lahti tegema ja meil ei ole vaja kõiki veerge, meil on vaja ainult ettevõtte nime saada. Ja me ei kasuta siis esialgset veeru nime sellesse veeru nimes, sest meil sellist asja nagu kompanii täna hetkel selles vanas tabelis ei ole. Ja plumps ongi meil ilusti ettevõtte nimi siin olemas ja selleks, et nüüd saada see järgmine samm, me võtame toote, sest me tahaksime ka teada, mis toode on ja arvasite õigesti, me teeme uuesti merge query's, võtame toote ID veeru, võtame toodete tabeli ja paneme need toote ID-d omavahel kokku, võtan OK ja plumps ja ongi meil siin olemas see toote nimetus ja me saame ka panna, et kes meil siis näiteks tarnija on ja kas meil on selle tooted mingid kategooriad, kui me tahame tooteid pärast
sorteerida selle kategooria alusel ja ma panen, okei, ma panen selle toote kategooria siia sisse ja vajutan okei. Ilusti tulid need sisse ja toote kategoorial omakorda on number, nii et selleks, kui me tahaksime seda inimese mugavalt toote kategooria kategoriseerida, siis me peaksime tooma ka toote kategooria sisse, aga te olete kõik näinud, kuidas selle toodet, nende erinevate tabelite sisse toomine käib, nii et mul pole mõtet uuesti seda sammu teha, nii et las see praegu jääb. Ja nagu te näete, siis siia paremasse serva tuli kõikidest nendest asjadest, mis ma tegin selle tabeliga, tulid sammud. Et siin näete, et ma lisasin toodete tabeli, siin lisasin selle toodete tabeli külge, siin ma tegin need veerud lahti, siin ma tegin klientide tabeli veerud lahti. Kui ma siin nagu klikin ja tagasi lähen, siis ma jõuan täiesti algusesse tagasi, kus siin tabelis oli ainult 5 veergu ja mitte midagi enamat. Ja kui ma nüüd klikin siit edasi, siis kõik need sammud, mis ma siin teinud olen, kõik on Excel meelde jätnud. Ja järgmine kord, kui ma tahan andmeid uuesti sisse tõmmata, siis Excel mäletab seda ja kui mul on uuem tabel, kas on klientidest, tellimustest, tellimuste ridadest, mis iganes, siis Excel tõmbab need tabelid sisse, kasutades seda olemasolevat töövoogu ja ma ei pea iga kord uuesti ja uuesti seda protsessi läbi tegema. Ja kui ma nüüd vajutan okei, siis vajutan, kus meil siin siis on, close and save ehk me paneme kinni, salvestame ja laadime. Ja nüüd Excel käib selle protsessi läbi ja kui me läheme siia detailide juurde, siis te näete, et plumps, meil see tabel on 1, 2, 3, 4, 5 veerust saanud palju suurem. Meil on siin kliendi ID, meil on siin muid asju. Ja siin tekiks kohe soov, et kustutaks mõned veerud ära. Ja kustutame ära ja ma arvan, et võib-olla ei juhtugi mitte midagi. Aga kui ma nüüd vajutan refresh, siis Excel plumps toob selle veeru tagasi. Sest et selles esialgsetes andmetes või selles tabelit, mis me nagu tegime, on see veerg olemas. Ja kui ma vajutan refresh, siis kõik need muudatused, mida sa oled Excelis teinud, kõik need asjad Excel unustab ära. Ehk kui näiteks ma võin siin mingisuguse arvutuse jaoks võtta, ma tahan seda teha siia ühe veeru juurde ja tahan arvutada hinda ja siis ma tahaks hinnaga mängida ja kirjutan siia, et see ei ole mitte 15,2, vaid mõtleme, et kui me müüksime selle asja hinnaga 16,1 on ja mis siis nagu juhtuks. Ja praegu Excel seda lubab teha, aga kui ma nüüd lähen ja vajutan siit ilusti, et värskenda seda, siis Excel muudab see 15,2 peale tagasi. Nii et kui te sellist importi teete, siis te peate sellega arvestama. Ja nendest lisaveergudest, mida meil tegelikult vaja ei ole, me saame ilusti lahti siin selles laadimisprotsessis. Selleks meil on vaja tellimuse numbrit, seda ikka tahaks ju näha. Siis meil oleks vaja siin kuupäeva. Võtame selle kuupäeva ja lohistame siis sinna tellimuse numbri juurde. Nii. Toote ID meil vaja ei ole, sest et me toote ID sidusime toote nimega. Me võime selle ära kustutada. Näete, Excel ilusti tegi selle sammu siia ja ka selle sammu, et me veergude järjekorda muutsime. Nüüd me võime ära kustutada ka kliendi ID, sest me võtsime tabelisse juba kliendi nime sisse. Ja me võime siis selle kliendi nime ka siia ilusti ära lohistada algusesse. Ja vaatame, kas meil on toote nimi ka. Minu meelest me võtsime toote nime ka, nii et tõstame selle toote nime ka siia ilusti ettepoole, et see oleks mugav lugeda. Ja see kategooria ID, et okei, me seda ei kasuta, võime selle ikkagi ära kustutada, et las ta olla. Ja kirjutame siis ilusti pealkirjad ka. Müügitellimus. See on tellimus. Meil on siis kuupäev. Meil on klient. Meil on toode. Meil on hind. Meil on kogus. Allahindlus.
ja riik. Nii, ehk kui meil on siin kõik need sammud, et ka meil veergude ümbernimetamine on siin ilusti kirjas, et kui ma nüüd lähen tagasi, siis näete, need veergude nimed on vanad ja nüüd, kui ma lähen selle konkreetse sammu peale, siis veergude nimed on õiged ja eestikeelsed, nii et nüüd me võime tagasi minna sellesse Exceli vaatesse. Ja mis siin siis Exceli võib-olla selline piirang on see, et kuigi meil neid teisi tabeleid vaja ei ole, me neid tabeleid siit päringust ära kustutada ei saa, sest muidu seda order details tabelit sisse ei laeta. Ja see on selline piirang, mida näiteks Power BI-l ei ole. Power BI-l võib vabalt öelda, et see kasutab mingit abitabeleid lõpliku tabeli koostamiseks, aga siis ütled, et neid tabeleid ära mudelisse lae, las need olla nagu eraldi. Need ongi nagu lähtetabelid ja sa mudelisse laed ainult selle ühe tabeli, et see võimalus on Power BI-s, aga Excelis seda võimalust ei ole. Aga lihtsustamiseks me võime võtta selle, et me saame siit ära peita näiteks need. Et kuigi nad ei ole päriselt ju peidetud, sest et igaüks saab nad uuesti avada, aga vähemalt nad ei ole siin vaates ära, ei sega seda vaadet. Ja me võime siit selle kinni panna ja öelda, et meil ongi nüüd tabel valmis, meil on andmed imporditud, meil on isegi siin ilusti filtri veerub pandud, me saame siin riikide järgi filtreerida. Näiteks võtame ainult need asjad, mis on Argentiinas. Ja me tahaksime nüüd teada, et palju me siis siin Argentiinasse nagu müüsime. Ja selle jaoks me saame teha siia uue veeru. Teeme siis, me võime tegelikult kohe hakata kirjutama siia on summa veerg. Ja see summa veergu me kirjutame siis, et võtame kogus korda ja nüüd me paneme, et me võtame hind korda ja me peame siia panema 1 miinus allahindlus, ehk me saame siis vaadata, mis see tegelik hind oli lõpuks. Praegu me näeme ainult seda, mis siis oli muidu, et allahindluse protsendid ja asjadega me läks ikkagi ju tegelikku hinda teada. Ja mis selles tabeli funktsiooni nagu suurepärane omadus on see, et isegi kui ma siin selle filtri nüüd lahti võtan, siis tegelikult on Excel kõik need read ilusti ära täitnud ja ma ei pea muretsema ja kui te vaatate seda ka võrrandit, siis siin ei ole viidatud konkreetsetele lahtritele, vaid on viidatud veergudele ja seetõttu ilusti kopeerides ja lisades näiteks ka, kui see lisandub sellesse tabelisse ridu, siis ka see automaatselt ka see võrrand läheb järgmiste ridadele kaasa. Ja mis siin siis nagu hea omadus on veel sellega, on see, et kui me nüüd uuendame seda tabelit, siis see summa veerg jääb alles, sest et me lisasime selle tabeli otsa, me ei võtnud seda siit tabeli seest ära ega lisanud tabeli sisse, vaid me panime tabelile juurde ja Excel uuendas ära selle osa, mis on siit kuni siia tabeli lõpuni ja me lisasime selle uue veeru tabeli lõppu ja seetõttu see veerg on ilusti alles. Ja me saame hakata siis vaatama, et näiteks neid asju, et kui palju meil siis on näiteks sinna, võtame see sama, kui palju meil on Argentiinasse eksporditud asju ja me näeme siin seda summat. Ja kuidas seda summat tavaliselt on arvutatud on see, et sa võtad ikkagi selle summa funktsiooni, tegelikult võtame siis niimoodi, et meil ei ole filtrit, kõigepealt alustame sellest, et meil on summa ja meil on see piirkond ja paneme selle piirkonna, lõpetame ära ja enter. Ja ma võtsin vale veeru, ma võtsin riik, oleks pidanud võtma summa, parandame ära. Nii, ja me saime selle summa kätte
ja ütleme, et see summa on meil eurodes. Ja nüüd, kui me võtame selle filtri rakendame, siis mis siin selle summa funktsiooni omapära on see, et meil tegelikult ei muutu see summa, et see summa on, jääb täpselt samaks, sellepärast, et me võtsime kogu selle veeru ja see summa funktsioonil ei ole endal piisavat tarkust, et võtta ainult need väljad, mis on nähtavad. Ja selleks, et me saaksime võtta ainult need väljad, mis on nähtavad, on Excelis täiesti uus funktsioon olemas nimega aggregate. Ja võtame selle aggregate funktsiooni ja me saame siin öelda, et me ei taha keskmist võtta, ei taha kokku lugeda, ei taha maksimaalset, ei taha minimaalset, ei taha korrutamist teha, vaid me tahame saada summa ja ehk siis see funktsiooni number 9. Siis me ütleme, et me tahame võtta need asjad, mis ei ole peidetud ehk ignoreeri peidetud väärtusi ja see piirkond, milles me seda tahame, on seesama summa veerg. Nii et võtan siit selle numps ja vajutan sulud kokku ja me jõudsime täpselt sama tulemuseni, sellepärast, et meil summa veerg hetkel on siin kõik väärtused nähtavad, aga me võime minna ja võtta selle Argentiina ja öelda, et näete, Argentiinasse me müüsime täpselt nii palju ja kui me rakendame siin veel mingeid, näiteks, et mis me müüsime ainult Rancho Grandele plumps, siis jälle see väärtus muutub ja me saame teada, palju me müüsime Rancho Grandele oma tooteid. Nii, aga nagu te teate, päris ebamugav on see, kui sa kõikide asjade kohta, mida sa tahad vaadata, sa pead tegema eraldi filtri. Ja kui sa vaatad nagu seda, kuidas see on ehitatud üles tabel, siis see on täpselt niimoodi, et sel kuupäeval sellele kliendile müüsime mozzarellat täpselt sellise hinnaga, sellise koguse ja summa kokku oli selline. Ja siin on kõik need tehingud reas täpselt niimoodi, nagu selles SQL-i tabelis oli, et okei, me panime nendele kõikidele kirjetele juurde selgitava teksti, aga sisuliselt ikkagi on tegu sellise tabeliga, mis ei ole eriti ülevaatlik. Ja kui tahaks nüüd näiteks, et me tahaks kõiki riike korraga näha või kõiki kliente korraga näha, siis sellist vaadet siin ei ole. Selleks, et sellist vaadet saada, me peame kasutama sellist lahedat asja nagu risttabel, et kui me mõtleme, kuidas meie inimestena andmeid kasutame, siis põhimõtteliselt alati, kui me mingeid andmeid analüüsime, vaatame, siis põhimõtteliselt alati on tegu risttabeliga, mitte sellise salvestatud kirjete, üksteise järel salvestatud kirjetega. Nii, ja selleks, et lisada risttabelit, me ütleme, et me võtame pivot table, sellepärast ka see kasutatakse seda pivot tabelit viimasel ajal päris palju, et otse tõlkena. Ja ütleme, et jah, me tahame sellest tabelist võtta, kus meil on orders details ja paneme uuele töölehele plumps ja milliseid verge me tahame. Me tahame saada, tahaks teada riike ehk millised riigid meil on ja palju me mingisse riiki müüsime. Ja nagu te näete, päris ebamugav tabel, meil on mõistlik need riigid tõmmata veergudest hoopis ridadesse ja tuleb palju ülevaatlikum tabel, aga numbrid on ikka väga ebamõistlikud. Ja selleks, et need ilusti vormindada neid numbrid, siis seda ei ole mõtet teha siit, et tekib kiusatus alati, et võtaks siit ja määraks, et see numbril on mingi vormindus, aga siis me määrame selle vorminduse ainult konkreetselt nendele kastidele ja juhul, kui tabel kas kasvab või kahaneb, siis see vormindus ei lähe kaasa. Seetõttu on meil mõistlik see vormindus määrata siin väärtust all ja me ütleme, et selle välja nimi võiks isegi olla mitte sum of summa, vaid me ütleme, et selle väärtus on ekspordimaht ja selle formaat on
currency ehk siis raha ja ja kasutame siis summat kõikide nende väärtuste kokkupanemiseks. Ja ilus tabel selleks, et me näeksime kohe inimesena ka, et millised summad kõige suuremad on või kõige väiksemad. Et praegu siin on nagu pikkusjärgi ilusti näha, on võimalik tuvastada, aga juhul, kui need väärtused on näiteks pärast koma kohta ja saaksid täpselt teada, millised väärtused on suuremad, millised väärtused on väiksemad, siis me kasutame selleks conditional formatting'u ja ütleme, et näiteks need, mis on suuremad, need on tumerohelised ja need, mis on väiksemad, need on valged. Või kui näiteks te tahate järjestada oma müügiinimesi, et kes müüvad hästi, kes müüvad halvasti, siis võib samamoodi teha ja öelda, et selle vorminduse, et need, kes müüvad hästi, on rohelised näiteks ja need, kes müüvad halvasti, need on punased. Ehk siis näiteks selline, et meil on punased on Norra ja Poola, need nagu üldse ei performi, aga USA ja Saksamaa, need on nagu head sihtturud meil praegu. Ja tavaliselt nüüd see järgmine samm sellest, kui me oleme sellise aruande ära teinud, siis tihtipeale me tahaksime ja teha nendest erinevatest tabelitest, mis me oleme loonud, tahaksime teha sellise raporti lehe. Et keegi ei taha ju, et neile saadetakse selline pikk Excel ja 10 lehte ka samas mõtleme, et praegu meil tuli siin üks lehekülg. Aga kui me mõtleme, kuidas ettevõtete sees tavaliselt Exceli tabelid jagatakse, siis tihtipeale neid aruandeid on siin kümneid ja kümneid ja need inimesed, kes neid aruandeid saavad, lõpuks ei pruugi enam aru saada, millised väärtused siin on olulised ja millised väärtused on vähem olulised. Ja seetõttu nendest olulistest tabelitest on meil mõistlik teha eraldi leht. Näiteks mul on siin praegu müügitellimust riikide lõikes. Ma võime nüüd teha uue tabeli, teen sellest koopia sellest. Ja see oli meil siis riikide lõikes, riigid. Ja teeme siis klientide lõikes. Ja nüüd me asendame siis need riigid, kustutame riigid ära ja paneme siia kliendid. Klientide nimekiri tõenäoliselt on palju pikem. Nii. Aga me saame samamoodi panna siia selle conditional formatting'u. Nii. Ja ütleme, et need kliendid, kes müüvad palju, need on rohelised, need kliendid, kellele me müüme vähe, need on punased ja saame samasuguse ilusad tabeli. Ja nüüd me tahaksime need 2 tabelit panna ühte aruandesse. Võtame seesama riigid, plumps, copy ja ütleme, et see on meie aruanne. Ja nagu te näete, kui ma kopeerin sealt teisest tabelist ümber, siis me peame hakkama siin mängima nende veerulaiustega ja kui meil on siin näiteks all oleks veel mingisugune tabel, siis lõhuks need veerulaiused ära. Ja seepärast meil on mõistlik panna näiteks siia hoopis mitte me ei määrida siia lehele kui arvud, vaid paneme kui pildi näiteks. Paneme kui pildi ja siis me saame seda ilusti edasi ja tagasi tõsta. Suurendada, vähendada ja see, kui me teda tõstame siin edasi tagasi ja võtame selle teise ka, see klientide aruande, näiteks me tahaksime siit võtta ainult näiteks, ma ei tea, sorteerime selle mingi asja järgi. Ja see ongi kliendi nime järgi. Et vaatame, kas me saame selle ekspordi maha. Okei, ma praegu hakkas seda tegema. Võtan copy, tahan selle osa ka panna siia aruandesse. Ja ütlen, et vale raken, kõiki asju ei saa sealt teha. Ütlen, et ma tahan selle pildina panna. Siis näete, ma saan ringi tõsta, suurendada, vähendada ja mu ülejäänud tabeli või selle ülejäänud lehe struktuur ei muutu.
Aga mis siis saab, kui ma läksin sinna ja ütlesin, et teate, et mul juhtus sihuke asi, et ma panin siia, et need et tegelikult need ei ole mitte eurod, vaid need on hoopis dollarid. Ja ma peaksin minema ja muutma ära ja ütlema, et teate, mul on vaja ära muuta ja need ei ole mitte eurod, vaid on hoopis, ma ei tea, Armeenia mingi raha. Ja plumps, muutus ära, aga meil siin aruande lehe peal kõik on täpselt samamoodi. Ja selleks, et me saaksime selle aruande lehe peal ka ilusti muudatuse, on Excelil olemas selline suurepärane nipp, nagu et me võtame sellesama tabeli, ütleme, et me kopeerime selle ja me aruande lehele mitte ei pane ei seda andmeid, me ei pane seda vormindust ega midagi muud, vaid me saame panna sellise laheda asja nagu lingitud pilt. Ehk siis mingi pärast ütles mulle hea teate, aga teisel korral talle see sobis. Paneme selle kinni uuesti, muidu võtab liiga palju ruumi. Ehk siis näete nüüd, et meil on siin eurod, meil on siin teine eurod, kus meil on kliendid ja meil on siin, tõstame kõrvuti, siis näete paremini, ilusti kõrvuti. Et siin on meil lihtsalt pandud pildina tabel ja siin on pandud see lingitud pildina. Ja ma räägin sellest lingitud pildina, sest see on väga oluline äge funktsioon Excelis. Ja nüüd ma saan minna ja öelda, et teate, ma ikkagi eksisin, need ei olnud Armeenia rahad siin. Need olid ikkagi Ameerika Ühendriikide dollarid ja ma võtan selle numbri vorminduse ja ütlen, et see oli hoopis dollar. Võtame siis Ameerika dollar, mitte Kanada ega mingi muu asi, on Ameerika dollar ja okei, plumps, vahetasin ära. Ja nüüd, kui ma lähen siia aruande peale, siis hoia ja keela see ekspordinumbrid selles lingitud pildis muutusid ka Ameerika dollariteks. Ehk siis saate võtta need pildid andmetest erinevates dokumentides, viia nad ühe lehe peale lingitud pildina ja kui see väärtus muutub selles algtabelis, teete vahelt uusi andmeid, teete seal mingeid arvutusi, selle piirkonna värv ja selle piirkonna väärtus muutub, siis see pildi peal ka, kui see on lingitud pilt, kogu sisu muutub ja te saate ilusti vormistada oma aruande lehe selliselt ära, et need ongi, saate suurendada, vähendada, täpselt õigesse kohta panna need pildid ja nad muutuvad koos andmetega. Väga lahe funktsioon. Aga veel lahedam, kui see lahe funktsioon oli siis see, et me saime need andmeid ilusti Excelisse tuua. Me saime tabelist, kus oli 5 veergu andmeid, me saime selle tabeli kokku panna, võtta selle, rikastada neid andmeid ja teha need andmed inimesele loetavaks ja suurepärane viis. Aga nüüd, mis siis edasi? Ütleme, et te olete sellise aruande ära teinud, kasutate seda aruannet, et kas see Excel ongi nüüd nagu kõige parem variant ja kas seal on veel mingeid paremaid variante? Ja kui neid paremaid variante arvestada, siis mis need paremad variandid oleksid? Siis ma ütleks niimoodi, et esimene samm sealt edasi sellisest Excelist on Power BI. Et mis selle Exceli positiivne pool on see, et andmeid Excelisse tuua on ülilihtne ja te nägite, et neid andmeid rikastada oli ka lihtne. Aga ajast teie nõudmised kasvavad, andmete maht kasvab ja kui praegu need tabelid, mida ma Excelisse importisin, olid tõesti üliväikesed ja nende import võttis vähe aega, siis kui mingi hetk need andmed muutuvad suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, iga kord, kui sa Excelis vajutad seda refresh nuppu, siis iga kord see andmete laadimine läheb pikemaks ja pikemaks ja pikemaks. Ja see on tüütu. Ja võib-olla sa tahad veel tuua mingeid erinevaid andmeid, sa tahad erinevad tabelid ikkagi siduda, sul ei jätku ühest tabelist. Ja kui sa tahad andmeid siduda, siis järgmine samm on Power BI desktop.
Power BI Desktop on selline lahendus, tarkvara, mida saad, Microsofti tarkvara, mida saab Microsofti App Store'ist ilusti alla laadida ja sealt ma soovitangi selle alla laadida. Siis, kui te tahate nüüd, et andmeid saaksite automaatselt uuendada, siis tasub see Power BI aruanne, mis te olete teinud, laadida Power BI teenusesse. Ja kui teil ei ole Power BI litsentsi, aga te olete Microsoft 365 kasutaja, siis Microsoft annab teile automaatselt koos selle Microsoft 365-ga Power BI free litsentsi. Mis tähendab seda, et te saate oma aruandeid sinna Power BI portaali üles laadida, saate seadistada andmete uuendamise ja hakata sealt neid vaatama andmeid juba värskeid andmeid hommikul. Et näiteks, et te panete, et uuenda andmed ära hommikul kell 7, hommikul kell 8 sa jõuad kontorisse, selle asemel, et andmeid uuendada, sa võid võtta kohvi ja minna istuda oma laua taha ja arvuti lahti teha ja need andmed on uuendatud. Kui nüüd selgub, et sa tahad, need aruanded on maailma parimad, super aruanded, siis sealt edasi on mõistlik võtta kasutusele Power BI Pro lahendus, siis sa saad neid aruandeid oma kolleegidega jagada. See tähendab seda, et nii sul endal kui ka sinu kolleegidel peab olema Power BI Pro litsents, mis on siis umbes 8,5 eurot inimese kohta kuus. Ei ole väga kallis. Ja kõik, ehk siis sa saad neid automaatselt uuendada aruandeid ja saad ka neid aruandeid oma kolleegidega jagada. Ja nüüd, kui sa mõtled, et sa tahaksid ise olla andmeanalüütik või tahaksid nagu veel ägedamalt neid andmeid analüüsida, siis on Microsoftil Webports teenuseid, mida saab siia Power BI'le otsa panna. Et esimene on siis Power BI Premium per user, ehk kui sa oledki analüütik ja sul need andmemahud, mida sa tahaksid analüüsida Power BI's on väga suured, siis järgmine samm on Power BI Premium per user ja seal tuleb uut täiendavat funktsionaalsust, sa saad muuta mudelit ilma, et sa seda mudelit Power BI desktopi alla laadiksid ja nii edasi. Ja Microsoft Fabric. Microsoft Fabric on siis selline, kus sa saad ehitada keerulisi töövooge. Microsoft annab sulle kätte juba põhimõtteliselt andmebaasi serveri või sellise andmelao serveri, kus sa siis andmejärv, data lake ja saad erinevaid töövoogusid ehitada. Ja see Microsoft Fabric on väga sarnane Azure Synapse'ile. Ehk siis nüüd, kui sa nagu sealt Fabricust tahaksid veel edasi minna ja teha nagu veel keerulisemaid programmeeritavaid analüütikalahendusi, siis seal on siis Azure Synapse on see järgmine samm. Nii et tegelikult, kui su andmed lähevad keerulisemaks, andmete mahud kasvavad, su vajadused kasvavad, siis Excelist on olemas järgmised sammud, kuidas saad oma aruandeid kiiremaks, mugavamaks, saad rohkem andmeid kokku tuua. Ja siin on ka siis väike slaid nendest erinevatest Power BI tasemetest ja siit veel siis nagu läheb edasi, et kui sa oled nagu pro või free kasutajad, sa saad mingi hulgast edasi, on sul võib-olla kasulikum juba võtta kasutusele Microsoft Fabric või siis Azure Synapse, et suuremat hulka andmeid hallata. Ja miks siis nagu ma täna sellest räägin, on see, et kui te hätta jääte, siis te võite Mentosteeri poole pöörduda. Me aitame erinevaid aruandeid teha, näiteks eelarve jälgimist, müügiaruandlust ja oskame erinevaid süsteeme kokku siduda aruandlusesse. Näiteks te tahate müügisüsteemi, majandustarkvara, tootmisjuhtimise tarkvara, kõikide nende süsteemid kokku tuua selliselt, et teha äri läbivaid aruandeid, siis seda kõike on võimalik teha. Ja eriti lahe asi, mis on nüüd uus teema ja millega tasub nagu tähelepanu pöörata ja mis lisab teie äriprotsesside suurel hulgal kiiret tarkust on tehisintellekt, et kindlasti olete kuulnud ChatGPT-st. Seda ChatGPT-laadseid teenuseid on võimalik kõikidesse oma äriprotsessidesse juurde lisada, neid andmeid analüüsida, andmete pealt otsuseid teha, kliendipäringuid hinnata, leida kiiremini tooteid oma tootevalikust ja ChatGPT-laadne asi suudab isegi müügipakkumise kliendile kokku kirjutada. Et võib-olla peate selle üle lugema ja
kohe ei usalda, aga sama lugu on ka juunior müügiinimesega, nii et selles mõttes on see ChatGPT täiesti võrdväärne juunior müügiinimesega. Aga sellega ma siis tänaseks lõpetan ja ütlen ka, et Excel on kasulik tööriist ka 21. sajandil. Et ilmselgelt andmebaasides olevaid andmeid tasub analüüsida. See ei ole nagu lõpp, ütleme, et kuigi seal on väga keerulised tihtipeale andmed pandud sinna andmebaasi, need on võimalik rikastada ja inimesele nähtavaks teha ja mugavaks kasutamiseks. Ja kui teil Excelist väheks jääb, siis on võimalik minna Power BI juurde, on võimalik minna Microsoft Fabricu juurde, on võimalik minna Azure Synapse'i juurde ehk neid tööriistu, millega üha kasvavat hulka andmeid hallata, neid on veel ja veel. Ja tavaliselt, mis meid piirab, ongi aeg, et mitte oskused, et te teate, millised aruanded te tahate. Te teate, et teil need aruanded on kohe ruttu vaja, et kutsuge Mentosteeri appi. Me aitame teil need aruanded valmis teha ja te saate neid kasutama hakata ja oma äri hüvanguks tööle rakendada. Aga sellega tänaseks lõpetame. Aitäh kuulamast ja peatsete kohtumisteni!